Esimene politseinik, kes kahtlusaluse tuvastab, ei pruugi alati olla maapinnal. Mõnikord hõljub ta 10 meetrite kõrgusel selle kohal. Viimastel aastatel on droonidest saanud politsei jaoks keskne operatiivtööriist. Need lühendavad reageerimisaega, juhivad jõude reaalajas, on tagaajamistel abiks ja mis kõige tähtsam, dokumenteerivad iga liigutust. Liitusime Iisraeli politsei põhjaringkonna operatiivse drooniüksusega. Seekordne sihtmärk on ettevõte Kfar Kana linnas. See, mida me täna teeme, on see, et siseneme mingisse ehitusplatsile, kus töötavad ebaseaduslikud töötajad ja me aitame maapealseid üksusi juhuks, kui keegi põgeneb. Sest lõpuks näevad ebaseaduslikud töötajad patrulle tulemas ja põgenevad. Meie üritame ülevalt täpselt suunata, kuhu nad põgenevad. Te tulete 2 patrullautoga siipolt. Oluline on, et 1 patrullauto tuleks siia ja teine, ma arvan, sulgeks selle koha siin. Me juba tuvastasime siin liikumist tõenäoliselt ebaseaduslikud töötajad, eks? Siin. See on see koht, eks. Kui on vaja olukorda muuta, juhendan sind. Kell 12. Kui on vaja tagasi tulla, tule tagasi ja kui tuled ringiga. See on meiega palju juhtunud. Enne kui jõud saabub, kahtlusalune põgeneb. See on meiega väljas palju juhtunud ja lõpuks näitame ikka sama kahtlusaluse peale, juhendame politsei jõudu täpselt selle sama kahtlusaluse juurde. Ma olen Mang. Mang. Sain aru, ma ütlen, millal välja tulla. Alal on sõiduk 3 kahtlusalusega. Nüüd pöörake paremale, te näete neid. Meeskond, sisenemine. Sain aru, patrull on kohal, ma näen. Siin näete, kuidas neid suunatakse. Mis kellad on. Kahtlusalused küsitletakse neid teeskoonis. Ma arvan, et on veel üks kahtlusalune. Tõenäoliselt on siin territooriumil veel üks kahtlusalune. Veel üks, mandaks. Kas sa tuvastad isikus, räägid territooriumiga? Negatiivne, liikumist pole. See, mida nägite, need kutid seal keskel, kus töö, ilus. Sellisel juhul pole pääsu. 2 ebaseaduslikku töötajat arreteeriti pärast seda, kui jõud said droonilt täpse olukorra ülevaate. 2 patrullautot saadeti välja. Oli põgenemine, kuid siin oli 2 kahtlusalust, kelle jõud kinni pidas. Drooni eelis ei piirdu ainult arreteerimisega. See paljastab ja dokumenteerib ka tõendeid. Ja see näitab, kuidas politsei operatsiooni ajal Halat-Taldiiri linnaosas Natsaretis kahtlusalust nähti Glocki püstoliga. On liikumist. Üks inimene põgeneb. Kui ta jõududele teada andis, viskas kahtlusalune püstoli betoonblokis olevasse ümmargusse avasse, püüdes seda peita. Kuid tema kohal olnud droon dokumenteeris kõik. Sõbrad, sulgege see tee, kus te tulite. Väga hea, ma tunnen teid ära. Jah, see on see inimene, pidage ta kinni. Dokumentatsioon aitas uurijatel relva asukoha kindlaks teha ja nüüd, kui süüdistus on esitatud, on see osa juhtumi tõenditest. Ja siin saadakse teada, et narkodiiler on teel ühte põhja poole asuvasse kibutšisse. Droon saadab teda kogu tee, samal ajal kui maapealsed üksused valmistavad ette tõkestust. Õigel hetkel tegutsevad nad ja kahtlusalune arreteeritakse. Jälitustes muudab see samuti mängureegleid. Siin lahkub sõiduk kurjategija territooriumilt. Kui politseinikud annavad märku peatuda, põgeneb ta. Droon jälgib teda edasi ka siis, kui sõiduk kaob politseiautode vaateväljast, kuni juht peatatakse. Alles siis saab selgeks, et tal polnud kunagi juhi luba. Teises juhtumis ronivad kahtlusalused katusele, üks neist viskab püstoli. Maapinnalt on raske aru saada, kes seda tegi, kuid õhust on kõik üles filmitud. Drooniga tehtud salvestis võimaldab uurijatel täpselt kindlaks teha, kes relva viskas. Veel üks tõend uurimistoimikusse. Kohapealsed üksused on üsna piiratud, mis toimub kulisside taga ühes või teises olukorras. Või kui meil on kahtlusaluste põgenemine kitsaste tänavate vahel, mis on meie piirkonna iseloomulik, siis ilma selle vahendita seisaksime silmitsi palju suuremate raskustega. Aga droonide kasutamisel on 2 poolt. Kuritegelikud organisatsioonid on samuti avastanud nende eelised. Täna kasutatakse neid narkootikumide ja relvade salakaubaveoks, sihtmärkide jälgimiseks ning mõnel juhul isegi granaatide ja lõhkeseadeldiste viskamiseks, ilma et tegelik mõrvar peaks kohal olema. Politsei püüab selle eelise muuta kurjategijate nõrkuseks. Meil on veel süsteeme, mida sa siin droonide tegevuses ei näe. Me teame, et kurjategijad kasutavad ka neid vahendeid. Me oleme neist ühe sammu võrra ees, meil on selles valdkonnas üsna palju õnnestumisi. Droon ei ole enam ainult filmimiseks. See märgistab sihtmärke, suunab üksusi, dokumenteerib tõendeid
ja mõnikord määrab isegi uurimiste kulgu. Ja mida paljud kurjategijad ikka veel unustavad, on see, et isegi kui läheduses pole ühtegi politseinikku, võib keegi juba ülevalt jälgida.